valmis, Vivatbet. Ott Tänak, esimene Kreeka ralli pikk päev lõppes väga võimsalt. Ma usun, et sa oled rahul. Pärastlõunate katsetega võtsid sisse liidrikoha. Mille pealt see tuli? Ma ei tea, nii palju juhtus ümberringi, et eks ta suuresti oli sellest, et viimased paar katset olid väga lahtised ja samas kõva põhjaga, et need puhastasid päris kiiresti ja Seebi rajapositsioon oli kindlasti väga kehv selle jaoks, et ütleme nii, et täna ta kindlasti tegi meist kõigist kõige kõvema päeva, et sellise positsiooni pealt sellist tulemust kindlasti ei tohiks sõita, aga ta sõitis ja suht napilt me õhtuks saime tast ikkagi mööda, aga jah, eks ta oli tegelikult ikkagi meist üle. Kas seda Hyundai'de edu võibki saanud selle stardipositsiooni peale keerata või oli ütleme, need katsed olid Hyundai'le sobivamad ka, mis õhtul sõideti? No ilmselgelt 3 kiiret Toyotat sõidavad kõik esimestena, et seal ei ole küsimust, ma arvan, seal ei peaks seda väga pikalt arutama. Edu tuli just kiirete lõikude, kiirete katsete peal. Kas see on nagu sinu edu alus ja sellega kannatab sõita Hyundai'ga neid katseid? Eks, ma ei tea, võib-olla ma pole teiega rääkinud, aga ei, no ühesõnaga ennem korra arutasime ka, et eks me proovisime midagi teistmoodi selleks ralliks, et vähe seda nii-öelda balansi lugu aidata, aga ilmselgelt läks see nagu hullemaks, et aeglastel lõikudel on see väga keeruline, et seal ei õnnestu väga palju hoogu kurvidesse kanda, aga kiired lõigud on lihtsam seda manageerida, aga nii see täna on olnud, et see kahjuks midagi tee peale ei õnnestunud teha. Sa oled mitmel korral ütelnud, et ei ole ikkagi autoga päris rahul, samas sa oled liider, et kuidas need 2 lauset omavahel kokku hakkavad? Sest 3 kiiret autot sõidavad esimestena teel. Mingid muud imed seal vahel ei ole? No, ma arvan, kui paned Seebi 7. startima, siis me oleks minutiga taga, väga lihtne lugu, ma arvan. Kuidas sa selle kuumusega hakkama said? Kas võib öelda, et see on kõige kuumem rallipäev sul? Sest täna oli tõesti, temperatuur oli reaalselt 40 kraadi väljas. Täna oli niisugune pikk saunakogemus, jah, et väljas siin, jah. Üle 40 kraadi ja ma arvan autos sees topelt, et see kindlasti äge ei ole olnud. Suht pikk päev ka, 15 tundi autos ja süüa pole antud, et joogi pealt oleme elanud, eks. Ega väga söögisu ei ole, aga kindlasti omamoodi huvitav väljakutse. Kui sa võrdled nüüd tänast ja homset päeva, et kui palju seal sarnasusi on ja mida homsest päevast võiks sinu vaates oodata? Homme on pigem palju aeglasem, et ongi ülitehniline, aeglased kitsad katsed, et suht teine nägu. Aga sinu stardipositsioon võrreldes Ožieega, et kas see annab sulle midagi? Küll ainult 2 kohta oled tagapool, aga... No, homme ma arvan, me oleme suht võrdsed, et me oleme nii kaugel taga, et selleks ajaks on juba ma usun, see olukord vähe stabiliseerunud, et siis ei tohiks enam nii suurt efekti olla, et eks me homme näeme, mis hooga nad liiguvad.